tervist. tere tulemast tagasi minu kanalile. Ma üritasin siin taga nende tulukestega midagi teha. Proovisin olla artsi Lord DIY laadne YouTuber. See ei tulnud mul välja ilmselgelt ja palun lihtsalt ignoreerime seda, et nad üldse siin on. Või siis vähemalt teeskleme, et nad on head ja toovad siia videole midagi juurde. Kuigi nad tegelikult ilmselgelt seda ei tee. Tere, minu nimi on Siidni ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Nagu te näete, ma istun hetkel oma gaming toolil, mille ma ühes videos ehitasin. Palun vajutage infonupule, kui te soovite seda tooli ehitamisvideot näha. I was a bad bitch back then. Mul oli tegelikult üks teine video planeeritud tänaseks, aga siis ma hakkasin mõtlema, et ma ei taha seda teist videot teha praegu. Ma olen tegelikult selle sama video filminud mingi poolteist aastat tagasi, 2 aastat tagasi, nagu midagi sinna kanti. Aga mingil põhjusel ma ei pannud seda kunagi üles. Ma vist isegi ei hakanud seda monteerima mitte kunagi. Ma mõtlesin, et kuna ma olen siin viimasel ajal oma videotega juba liikunud sinna suunas, et ma nagu expose in ennast, siis ma mõtlesin, et mis lihtsam ja parem viis ennast expose ida, kui näidata rahvale oma Snapchat memories'i. Ma panen oma Snapi story'sse igast paska, aga on mingid aspektid, mida ma panen ainult siis nii-öelda close friendsidele, et mul on siuke privaatne story Snapis nagu closed invitation, kus siis on nagu teatud inimesed ainult, keda ma nii-öelda usaldan ja kellega ma olen fine, et nad näevad mu selliseid snappe, mis võib-olla avalikkusele pigem ei tohiks jõuda. Samas siin ma nüüd olen neid ise avalikkusele näitamas. Lihtsalt hoiatan ette, palun mu pere, ärge jälle seda videot vaadake. Need ei ole kõige hullemad, aga seal ikkagi on siukseid, kus ma nagu natuke drunk võib-olla olen. Ja teile mu drunk video väga meeldis, seega liigume seal suunas edasi. Et ikka professional olla, siis ma tulen oma tooliga siia äärde, et ma saan siia panna oma snapid. Ma ei ole mingeid kindlaid snappe välja valinud. Ma arvan, et lihtsalt läheme, scrollime, paneme mingi suva hetkel pausile ja lihtsalt vaatame, mis sealt tuleb. Loodame, et need liiga hullud ei ole. See taust näeb isegi nagu vaadake, kui kole. Miks ma ei võiks olla Lord DIY? Võime kohe vaadata mu, mis ma aasta aega tagasi tegin. It's really risky business. Really risky business, I tell ya. I think I just swallowed some glass. Ma lihtsalt scrollin ja ma panen näpu kuskile pausi peale siis siin. Oh my god! Muidugi me läksime automaatselt mu fucking mingi peo snappide peale. Ma ei taha oma sõpru siia videosse panna. See šampanja, mis mul siin käes on, ma ostsin selle Lätist. See maksis 2,99 vist. Siis ma olin mingi tavai, see on sitaks odav. Suht kõige promilliga, et ma nagu okei, ostan selle ja. Ja see on kõige rõvedam šampanja, mida ma eales joonud olen. See oli kohutav, maitses nii halvasti. Never again. Mis ma siis tead, ma juba nagu kahetsen. Ma mõtlesin, et see oleks nagu naljakas näidata mingeid siukseid, aga mul on lihtsalt piinlik. Siis ei ole. Tuosta pakardia mukaan, jos pitäisi ottaa tähänkin. Apua! Ja kun mä aivan kanssa viinoa. Pakardia, kun se on vaan ilmukrossa. Se oli paha. Mikä sulla on? Tää on paha. Mul on... Teate, ma arvan, et need snapid ei ole põhjusega avalikkus ette. Scrollime jälle edasi. Ma ei taha seda videot teha. Backstory. Käisin date'il. Olin väga närvis. Ja nii ongi. Ma ei taha seda rohkem rääkida. Oppi! Miks ma expose'in lihtsalt teisi inimesi ka peale enda? Sellel teedal me rohkem ei peatu. Scrollime edasi. Mai 2020. Mis meil siin on? Täiega igavad snapid. Siit nii reaalselt, miks sa nii boring oled? See on lihtsalt ilus pilt, et mitte jagada. You're welcome. Oh my god, vaadake, kui ilus ma siin olen. Although ma ei igatse üldse seda roosa tuka faasi. Ma tunnen, et see oli tore, nii kaua kui see kestis. Aga ma olen 20. Miks ma arvasin, et see on nagu mulle vanusele kohale? Mulle sobis see sitaks siin, on ja. Aga uuesti ma seda ei teeks. Ja mul on ikka nagu need Eestit nats heledam ja ma tahan seda ära, sest ma tunnen, et ma olen liiga vana siukse asja jaoks. Wow, she's hot. Oi, ju. Okei. Siin te näete. See on nagu the type of exposing ma armastan teha. Siin, noh, te näete, siin on nagu siuke pilt. Mulle täiega meeldisid need pildid. Ma olin nagu enda rastud cute, see oli siuke casual, cute vibes. Ja siis, kui ma läksin neid pilte töötlema, siis ma nägin, et mul lihtsalt rinnad lihtsalt nagu ujuvad seal. Ma ei saanud seda mitte kuidagi välja ka lõigata. Ma ei kanna väga palju nagu rinnahoidjaid, kui ma kodus olen. Mul ei ole praegu ka, need on mõttetud, ma ei jaksa, on ja. Siin pildi peal see lihtsalt, ma ei saaks seda pilti mitte kuskile panna, sest mul rinnad lihtsalt upuvad alla. Can't post them because I realized my big braless tits are sagging. Mis mul siin on?
Oh my god, throwback, kui mulle meeldis üks inimene. Siin on topelt story, nii põhimõtteliselt. Mulle meeldis üks inimene, väga meeldis. See, kui väga see inimene mulle meeldis, läks juba sinna punkti, et ma olin lõpuks nõus seda isegi välja kutsuma. Ma ei tee siukseid asju kunagi, sest et ma ei ole piisavalt enesekindel. Kõik inimesed, kes mulle kunagi meeldinud on, ma ei ole mitte kunagi nendega mitte ühtegi plaani teinud. Ma olen vältinud seda olukorda, et nad isegi teada saaks, et nad mulle meeldiksid. Aga selle isikuga ta meeldis mulle nii väga ja nii kaua, et ma nagu olin juba nõus seda movie tegema, et ma reaalselt kutsun ta välja. Jumal tänatud, ma kunagi ei teinud seda, sain üle. Me käisime mu sugulasega söömas ja siis ma rääkisin talle sellest isikust. Ja siis ta ütles mulle, et lõpuks ometi, et ma arvasin, et me ei jõuagi kunagi sinna faasi, kus sulle ei meeldi ainult kuulsused. Minu arust oli hästi naljakas ja ma tahtsin tweetida seda, eks ole. Ja siis siin nüüd on see teine osa sellele snapile. Hakkasin seda teksti tweetima, sest see on naljakas, mida see ka on. Ja siis tuli meelde, et mu härra, issand, ma kutsusin teda oma härraks. Appi kui halb! Mu härra follow mind Twitteris ja kui ma kavatsen ta veel välja kutsuda, siis ma ei taha, et ta kõigest kohe aru saab, seega mul jääb hea tweetimata. Ei, the fact, et ma kutsusin teda oma härraks. Nagu nüüd tagasi vaadates, see isegi ei olnud ammu, see oli mais. Tagasi vaadates nüüd, kui mul ei ole mitte kellegi vastu, mitte mingisuguseid tundeid, siis need on nii cringe, need on nii vastik vaadata mingi, kuidas ma mingi simpi, mingi lambise koti üle. Keda kotib? Mida iganes. Järgmine, palun. Siin on üks pilt, mida ma maalisin. Ma olin oma väikse õega samal ajal videokõnes ja siis alati, kui ma näitasin teda, siis ta oli mingi Zack! Oh, children! Mis siin toimub? Ma mäletan, see oli mingi TikToki trend läbi veitsupaberi rulli juua. Ma mäletan, ma filmisin selle ja siis ma saatsin selle nagu osadele oma sõpradele ja nad kõik olid lihtsalt disgusted ja snappisid mulle vastu, et mida ma teen ja miks ma teen ja mis mul viga on ja et kas ma saatsin selle õigele inimesele. Siis ma ei saanud aru sellest, ma olin mingi, mis seal nüüd nii imelik on. Praegu, kui ma tagasi vaatan, siin on väga palju valesti. See häälitsus ka veel. Issand jumal. Ma võiks näidata neid snappe, kus ma olen alles Soomes, kui ma nagu just USA-st tagasi tulin. Sest et seal on nagu shit to expose. Okei, siin nad on. Ma olen neid snappe ignoreerinud nii palju. Kui ma need snapid tegin, ma olin just USA-st tagasi tulnud. Ma nägin oma Soome sõpru üle pika aja. Me otsustasime minna välja. Ma olin väga halvas seisundis. Mitte nagu mentaalselt, vaid füüsiliselt, sellepärast, et ma kulistasin natuke liiga palju 18+ jooke alla. Need snapid, ma reaalselt ei taha neid vaadata, sest need on kohutavad. Aga need expose ivad mind nii väga, et ma nagu pean need siin videos näitama. Meil on üks video. Ei, see on nii halb. See on nii halb. Appikene, ma reaalselt ei taha neid vaadata. Tead, alati kui ma väljas käin, seda on tore filmida. Tagasi vaadata, need ei ole mitte kunagi tore. Need on nii rõvedad alati tagasi vaadata. See hunnik storiesi. Need olid nii hullud. Ma panin need snappi privaatsesse storiesse ja ma hommikul kustutasin need ära, sest et need olid nii kohutavad. Mitu kuud hiljem ma saatsin kogemata ühele oma sõbrale nagu mingi snappi, mis ei olnud talle mõeldud. Ja siis ta ütles selle peale, et tead siit nii, et peale neid storiesi mitte miski ei ole nagu nii üllatav enam. Ja ma nõustun. Sest et siin meil oli 4. punt, mina ja 3 mu sõbrannad siis. Me olime klubis ja me lihtsalt avalikult panime kõik üksteisega tatti keset klubi. 2 mu sõbrannad lihtsalt kukkusid pikali. Ma käisin iga oma sõbranna juures mingi girls do that. Erna Puti programm before and after, hashtag oh my god, hashtag wow, hashtag it works, hashtag big change. Ma olen enda arust ikka nii naljakas, on ju. Okei, tegelikult olen aus, minu arust snap on siiani naljakas. Oodake, kui no! Katsen David nii väga. Käime sinna, kus ma esimest korda alkoholi jõin. See oli november 2018. Oh my god, siin ma laulan. Tahate mu laulusnappe näha või? Nights Pavistan, aga here you go. Ma näen nii ilus siin välja. Teate, see ei ole üldse hea. Ma mäletasin, et ma laulsin näiteks paremini. No, ütleme nii, et ma mäletasin, et see oli näiteks parem. Ma mäletan, kuidas ma neid videoid filmisin ja ma olin täiega uhke enda üle. Siin on need snapid, kus Sydney jõi esimest korda alkoholi. Sydney oli 19. Ma ei ole neid snappe ammu vaadanud. Sul ei saa valita ihan õige.
see kajut oli kõige odavam, kõige alumisel korrusel kõige halvem, mis nagu üldse olla saab. Ja seal kajutis, esiteks nagu te nägite, see lamp oli katki. Teiseks seal oli mingi 3 kummikommi, nagu vana kõvaks läinud kummikommi kuskil mingi patjade vahel. Ja siis seal teki peal, mitte minu õnneks, vaid mu sõbranna teki peal olid kubemekarnad, mida ei olnud ära koristatud. Meil oli väga uhke tuba. Äkki kui ma lähen istun teistele poole, siis see valgus ei ole nii hull enam. Aga vahetame selle õlaga siis. Ma juba ühte mõlga näitasin, nüüd te näete teist mõlga ka. Soomes on üldse täiega teema see, kui sa saad 18, siis sa lähed Rootsi kruiisile. Ja mu sõbranna sai 18 ja siis me läksime Rootsi kruiisile. Ja tema palus oma sünnipäeva puhul seda, et mina jooksin esimest korda. Ja kuna ma olen nii hea sõbranna, siis ma otsustasin, et ma kaotan oma alkoholisüütuse seal sünnipäeval. Ja vaatame siis neid snappe. Ma mäletan, ma filmisin hästi palju, sest ma tahtsin nagu näha, kuidas ma käitun, kui ma täis olen. Selle caption oli, et ma olen nüüd alkohoolik. Reaalselt see oli esimene jook, mida ma jõin. Ja ma kirjutan, et ma olen juba alkohoolik. Girl! Wow! She went in! See, kuidas mu sõbrannad kõik seal taga naeravad lihtsalt. Ma olin täiega alkoholi virgin. Või noh, ma olin kõige virgin, aga ma olin väga alkoholi virgin. Ma arvan, et on põhjus, miks ma neid snappe ei ole tagasi vaadanud väga ammu. Ja minu enesetunne peale mu esimest joomangut oli siis täpselt selline. Sydney, kui sa loed seda, alkohol on kohutav. Sul on sitt olla juba siis, kui sa purju hakkad jääma. Sitt olla purjus oles ja sul on sitt olla, kui sul on pohmakas. Palun ära joo enam kunagi. Aitäh. Ilmselgelt ma ei kuulanud ennast. Aga järgmine kord, kui ma nagu alkoholi tarvitasin, oli mingi 3-4 kuud hiljem.